Tere, olen jälle mere ääres, tuul sasib siin korralikult ja segab võib-olla ka natukene seda lindistuse kvaliteeti. Aga millest ma siis täna tahtsin sinuga rääkida, et kui me oleme viimastes videotes rohkem rääkinud raha loomisest ja kvantmaailmast ja nende omavahelistest seostest, kuidas see nii-öelda läbi kvantprisma paistab, meie materiaalne küllus, siis nüüd ma võtan siis teemaks võib-olla siis lisaks tänasele veel üks või kaks korda võtan teema käsitluse alla meie keha. Sellepärast, et kui meie kehas on blokeeringud, kui meie keha ei tööta nii, nagu ta peaks, siis põhimõtteliselt sama hästi on blokeeritud ka meie ükskõik, mida me soovime, on see siis rohkem raha või on see siis armastus või on see siis toredad suhted iseendaga või koht selles maailmas, me lihtsalt ei tunneta seda, me ei tunne seda, kui kehas on teatud probleemid. Ehk siis suur jõud, mis peitub meie kehas, siis ma käsitlen seda seekord läbi sellise teadusliku aspekti ka, toon siin välja ka mõned uuringud, mismoodi siis keha reageerib sellele, kuidas maailm reageerib sellele, mida meie keha loob või toodab, mida meie keha sisaldab, mida meie keha edastab ja transleerib. Ja see siis sama hästi puudutab seda, kuidas me loome oma elus kõike muud. Et kui palju siis keha meil sellele kaasa aitab, kuidas me kasutame seda jõudu, mis meie kehas on. Ma jätan su siia tuulemühinaga ja lainekohinaga vaatama jällegi seda toredat loodusest tihjat. Küllus on igal pool, keha rõõmustab, kui tuul paitab ja juuksed sasib. Nii et ma naudin täielikult seda päikest, tuult, vett, kõike, mis siin ümber on. Ja ma loodan, et see mõjutab siis nii minu keha, nii mind ennast, kui ka läbi võib-olla siis selle videoga kedagi teist veel. Kus ma neid asju üldse teen, loomulikult ma teen neid enda jaoks eelkõige, sest et ise ei ole ma ka kõige, ütleme nii, et tippu jõudnud teatud küsimustes, nii et arenguruumi veel on ja ma otsin parasjagu siis igasuguseid võimalusi ja nippe ja väljapääse, kuidas ennast aidata ja võib-olla siis, kui ma olen enda jaoks mingid vastused leidnud ja need teile suudan edastada selliselt, et nad ka teile huvi pakuvad ja sellist võib-olla praktilist kasu toovad, siis mul on sellest ainult rõõm, et ega mul ei ole kahju jagada. No vot, ja nüüd ma siis leidsin infot, kaevasin välja teatud selliseid huvitavaid fakte sellest, kuidas meie keha aitab meile kaasa ja kuidas ma ise saan ennast läbi selle aidata ja võib-olla siis on veel kellegi sellest abi. Nii et toredat kuulamist ja toredat ilma nautimist. Sinu keha jõud on üks jõud, mis igas sekund määrab ära selle, mis tuleb su ellu. See pole su peas, vaid kehas. Ja sa ei tea, mida ta just praegu sulle edastab. Oled sa kohanud inimesi, kellele sulle tundub, et tuleb kõik päris kergelt. Nad ei pruugi olla sinust targemad, andekamad ega töökamad, kuid elu nagu voolaks ise nende poole. Raha tuleb, vajalikud inimesed ilmuvad, uksed avanevad ja siis on need teised, kes taavad aastaid, teevad kõike õigesti, püüavad, õpivad, praktiseerivad ja seisavad paigal. Või veerevad ikka ja jälle tagasi just kui nähtamatu sein ei laseks neid edasi. Milles on siis vahe? Mitte üksnes mõtetes ega teadmistes, mitte läbitud praktikate arvus, vaid kehas. Ühtede inimeste keha edastab jõusignaali, millele maailm vastab. Teistel edastab keha hirmusignaali ja maailm reageerib sellele. Ja mis kõige kehvem, sa ei teadvusta seda ja sa võid mõelda, ma olen väärt, ma olen valmis, ma usun, aga keha edastab samal ajal maailma hoopis midagi muud, kokku tõmbumist, ärevust, hoobi ootust. Maailm ei kuule su mõtteid, maailm kuuleb ja kuulab su keha. Vanad preestrid teadsid seda. Nad ei alustanud kunagi oma rituaales sõnadega, nad alustasid kehast, sest said aru,
et kavatsus ilma kehata on uni, mis ei saa kunagi ilmsiks. Kui sa mõistad seda mehhanismi, vaatad sa oma elus toimuvat hoopis teise pilguga. Iga keeldumist, iga käest lastud võimalust, iga mul ei vea tõdemust. Ja näed, et see polnud mitte vedamine, vaid su keha signaal ja seda saab alati ümber häälestada. Alustame faktist, mis peaks ümber pöörama sinu ettekujutusse sellest, kes võtab vastu otsuseid sinu elus. 2008. aastal grupp neurobiolooge Max Plancki instituudist Chan Sun Sunni juhtimisel viisid läbi eksperimendi, mille tulemus šokeeris teadusringkondi. Nad paigutasid inimese tomograafi ja palusid tal suvalisel hetkel vajutada nuppu suvalises järjestuses. Iga kord vasaku, kord parema käega, tema vabal valikul ja ei mingit suunamist ei olnud seejuures. Ja mis oli siis selle eksperimendi tulemus? Teadlased nägid ekraanil tulemust, millise käega inimene vajutab 7 sekundit enne seda, kui inimene teadlikult otsustas. Aga 7 sekundit on ajule igavik. See tähendab, et otsus oli vastu võetud kaua enne seda, kui inimene mõtles, ma nüüd valin parema käe. Kes selle otsuse vastu võttis ja kus see mõte tekkis? See tekkis kehas, alateadlikes protsessides, mis voolavad altpoolt teadvuse tasandit, närvisüsteemis, hormonaalses taustas, selles seisundis, milles asub su organism. Antud hetkel sa mõtled, et otsustad, kuid sa ainult saad teada sellest otsusest, mille keha sul juba vastu võttis. Ja mõtle nüüd, iga valiku, mille sa teed, kuhu minna, mida öelda, kellega jääda, millest loobuda, otsustab algul su keha ja pärast su teadvus nobib selle üles ja siis ütleb, et see on minu otsus, vaat mina otsustasin nii. Neurofüsioloog Antonio Damasio kulutas 20 aastat selle fenomeni uurimiseks ja juurutas termini somaatilised markerid ehk siis kehatähised. Ja selle sisu on lihtne. Iga su varasem kogemus on kirjatud kehas kui aisting, mitte mälestus peas, vaid füüsiline aisting sinu kehas. Pitsitus rinnus, külm tunne kõhus, avardumine päikesepõimikus, soojus kätes. Ja kui sa seisad valiku ees, skaneerib keha oma arhiivi, leiab sarnased olukorrad minevikust ja saadab sulle signaali aistingu. Midagi on valesti või kõik on korras. See juhtub murdosa sekundi jooksul ja tunduvalt kiiremini, kui pea jõuab läbi analüüsida. Damasio tõestas, inimesed, kellel on kahjustatud ühendus pea ja keha vahel, ei suuda üldse otsuseid vastu võtta. Nad võivad analüüsida, kaaluda lõputult poolt ja vastu, kuid ei suuda valida, sest valikut ei tee analüüs, vaid keha. Ja nüüd tuleb mängu see, mida inimesed on alati tundnud, kuid ei ole suutnud seletada. See on intuitsioon. Sulle on räägitud, et intuitsioon on midagi müstilist, mingi kauge tähes osin, anne, mida pole kõigile antud. Tegelikult on intuitsioon dialoog kõrgema ja bioloogilise sinu enda vahel. Su hing ei karju sulle sõnadega otse kõrva sisse. Ta saadab impulsi. See impuls muudetakse närvisüsteemi poolt hetkega füüsiliseks aistinguks. Ja kui sa ütled, ma tunnen, et see on õige, kus täpsemalt sa seda tunned? Sa ei tunne seda mõtetes, vaid oma kehas, kui rindkera avaneb, õrnas väreluses kõhus, selguses, mis valgub laiali terves kehas. Või siis teine ütlemine, kõhutunne ütleb. See pole lihtsalt metafoor, soolestik oma 100 miljonite neuronitega võttis signaali vastu ja muutis selle aistinguks. Süda ütleb, süda oma 100 000 neuronitega luges impulsi ja vastas rindkere laienemisega. Tunnen iga oma naharakuga. Närvisüsteem püüdis ka selle kinni, mida silmad veel ei märganud ja muutis need kananahaks sinu ihul. Intuitsioon, see on sinu keha võime lugeda signaale väljalt kiiremini, kui lülitub sisse raske ja aeglane mõistuse loogika. Siin peitub aga üks lõks. Kui su keha on antenn, siis peab see olema puhas. Mis siis, kui su vastuvõtja on vana müra täis? Kui su rakkudesse on sisse kirjutatud ellujäämisprogrammid, esivanemate hirmud ja valu möödunud kaotustest, siis tekib häire. Kõrgem mina sosistab sulle. Mine sellesse uude, seal on su areng, seal on su suurus. Aga su keha, mäletades vana valu, loeb uudsust kui ohtu ja rõõmsa vastuse asemel läheb krampi ja sina võtad seda halva eelaimdusena. Sa mõtled, et su intuitsioon ütleb sulle ei, aga tegelikult karjub sinu vana traumade arhiiv. Me ajame sageli segi oma vaimu ja hirmu hääle, sest mõlemad kõlavad läbi keha. Mõlemad
tulevad tunnetusena, kuid allikas on erinev. Vaimuhääl on avardumine, vaikne, selge, rahulik teadmine. Isegi kui see viib tundmatusse, on keha sel puhul avanenud. Hirmu hääl on kokkutõmbumine, jahedus, spasm, soov peitu pugeda. Isegi kui loogika ütleb, et kõik on normaalne, tõmbub keha kokku. Õpi eristama neid kahte signaali ja sa saad ligipääsu navigatsioonile, mis on võimsam igast analüüsist, sest su kõrgem mina näeb tervikpilti, aga pea on võimeline tabama lühikest fragmenti. Kuni keha on täis tuubitud vana müra, hakkad sa segi ajama ühte teisega ja eemale tõukama just seda, mis on sinu. Nii see siin elus töötab. Sulle pakutakse näiteks uut tööd, palk kõrgem, võimalusi rohkem. Su pea ütleb, peab nõustuma, see on šanss, aga kõhus tõmbub kokku, kurgus on klomp, rinnus raskus. Keha loeb oma arhiivi. Ta leiab kirje, uus on ohtlik. Viimane kord, kui sa riskisid, oli valus. Ja keha juba otsustas, ei, 7 sekundit enne seda, kui sa ütled, aitäh, ma pean järele mõtlema. Sa mõtled, et sa mõtlesid ja otsustasid keelduda. Ei, su keha keeldus, aga pea mõtles välja põhjuse. Sa nimetasid seda intuitsiooniks, kuigi see oli hirm. Või teine näide, sa kohtad inimest, ta sobib sulle, on lahke, usaldusväärne, avatud. Pea ütleb, see on hea inimene, aga keha ei vasta samaga. Pole soojust, pole tõmmet, klõpsu ei käi. Miks? Sest keha on harjunud muuga. Keha samastab armastust ärevusega, draamaga, ettearvamatusega, sest nii oli lapsepõlves. Rahulik inimene on kehale igav, pole oma, pole see. Ja sa möödud sellisest inimesest ning valid selle, kellega sa tunned ärevust, sest ärevus on see, mida keha on harjunud pidama armastuseks. See pole rumalus, vaid somaatiline marker. Keha valib tuttavliku, isegi kui see tuttavlik on valu. Su keha filtreerib just praegu sinu elu. Tema otsustab, kuhu sa lähed, kellega jääd, millest keeldud, mida märkad, millest mööda vaatad. Keha teeb seda iga sekund ja sa ei kontrolli seda protsessi, esialgu veel mitte. Aga arhiivi saab ümber kirjutada ja kehale saab anda uued markerid, uued assotsiatsioonid ja uue harjumuspärase. Ja kuidas? Sellest me räägime edaspidi. Esialgu aga mõistame juurpõhjust. Vanasti teati sellest ammu enne igasuguseid tomograafe ja teaduseksperimente. Egiptuses oli mõiste Ka, energeetilise keha teisik, mis on füüsilisest lahutamatu. Ka pole hing, vaid nimelt keha jõud ja selle energeetiline jäljend. Egiptlased arvasid, et see määrab inimese saatuse. Ba oli hing, oli vaim, aga just Ka oli keha energia. Miks? Sest nad mõistsid, et hing võib tahta mida iganes, kuid Ka keha jõud on see, mis faktiliselt kujundab elu. Kui Ka on nõrk, haige, maha materdatud, ei suuda inimene midagi realiseerida, kui suur ja võimas ta hing ka poleks. India traditsioonides on Shakti algne universumi loominguline jõud. Kuid mida tihti unustatakse on see, et Shakti on lokaliseeritud vaimus, mitte mõistuses. Ta elab kehas ja ta tõuseb sellest. Ilma kehata Shakti magab. Shiva on puhas teadvus. Shaktita on ta surnud. Vanadel piltidel lammab Shiva nagu surnu ja Shakti tantsib tema peal. See pole alandamine ega mõnitamine, vaid tõde, sest teadvus ilma kehalise jõuta ei saa midagi luua materiaalses maailmas. Sinu mõtted on Shiva ja keha on Shakti. Ilma Shaktita on Shiva lihtsalt üks ilus raidkuju, aga Shaktiga koos on ta looja. Erinevad traditsioonid rääkisid samast asjast eri sõnadega. Keha pole takistus vaimsel teel. Keha on loomise instrument ja tõde on selles, et see on ka ainus instrument. Kuidas keha loob reaalsust? Su keha on saatja, mis pidevalt 24 tundi ööpäevas edastab signaali. See on mõõdetud fakt. Su süda genereerib elektromagnetvälja, mis levib mitmeid meetreid sinu ümber. See väli muutub sõltuvalt sinu seisundist. Ärevuses on see kaootiline, rebenenud, rahuseisundis korrastatud, võimas, väekas. Teadlased Südame instituudist avastasid, et see väli mõjutab inimesi meie ümber. Kui sa oled tänulikkuse ja rahuseisundis, hakkavad lähedal asuvate inimeste südamerütmid sinu omadega sünkroniseeruma sõnadeta, puudutuseta, välja kaudu. Aga see on alles algus. Princetoni ülikoolis
töötas 30 aastat labor Engaging Amaris Research. Tehti miljoneid eksperimente rangema teadusliku protokolli järgi ja nad uurisid ainult ühte asja, kas teadvus suudab mõjutada füüsilist mateeriat. Kasutati juhuslikke numbrite generaatoreid, seadeldisi, mis annavad välja täiesti suvalises järjestuses nulle ja ühtesid, 50-50, 50-50, eranditeta. Aga inimesi paluti taotleda, et generaator väljastaks rohkem ühtesid ja tulemuseks saadi väike kõrvalekalle, kuid statistiliselt oli see märgiline ja korratav. Inimene mõjutas miljoneid katseid füüsilist masinat puudutamata ja veel, mõju oli tugevam, kui inimene oli teatud seisundis, mitte siis, kui ta mõtles pingsamalt, vaid just siis, kui ta keha oli lõdvestunud, kui ta hingamine oli ühtlane, kui ta tundis seda, mida tahtis, mitte ei kujutanud ette, vaid just tunnetas seda oma kehaga. Pea annab taotluse, keha loob välja, väli mõjutab reaalsust. Ilma kehata jääb kavatsus mõtteks, kehaga muutub see jõuks. Just seepärast 2 inimest samade uskumustega, sama haridusega, sama kogemusega erinevadki. Ühele tuleb kõik lihtsalt, teine taab pead vastu seina. Ja vahe pole peas, vaid kehas, selles signaalis, mida see iga sekund vahendab. Nüüd me läheneme sellele siis, mida meile kunagi pole materialiseerimise kohta eriti räägitud. Õpetatakse seda, et visualiseerige, kujutage ette ja uskuge. Ja see on ka õige, aga see on vaid 1/3 protsessist ja neist kõigist kõige nõrgem. Kujutage ette raadiojaama, selles on 3 elementi, on stuudio, kus luuakse sisu, saatja, mis muudab sisu signaaliks ja antenn, mis edastab signaali ümbritsevasse ruumi. Su pea on stuudio, ta loob sisu, kavandeid, soove ja kavatsusi. Su keha on saatja ja antenn samaaegselt. Ta muudab kavatsuse signaaliks ja edastab selle välismaailma. Mis aga juhtub, kui stuudio töötab, aga saatja on rikkis? Midagi ei juhtu. Programm on kirjutatud, aga mitte keegi ei kuule seda. See ei jõua eetrisse ja jääb stuudio seinte vahele. Seepärast võibki aastaid visualiseerida midagi saamata. Sinu stuudio töötab suurepäraselt, aga keha, sinu saatja, ei edasta signaali, sest ta on teises seisundis, ta on hirmust kokku tõmbunud ja ellujäämisrežiimis. Ja maailm ei saa sinu visualiseerimise signaali, vaid hirmu, ohu ja väiksuse signaali sinu kehalt ja vastab sulle samaga. Kuidas siis keha filtreerib sinu reaalsust? 20. sajandi algul tõi üks õpetaja idast Euroopasse teadmise, mida säilitati Sufi ja Tiibeti kloostrites aastatuhandeid. Ta rääkis sellest otse, esoteerilise uduta, väites, et inimene on tehas. Keha toodab tahkeid aineid füüsiliseks eksistentsiks ja peenmateeriast psüühiliseks ja vaimseks tegevuseks. Kõige peenemaid aineid reaalsuse mõjutamiseks. Suurem osa inimesi kaotab kõik oma peenkehad sisemise kaose, ärevuse, sisedialoogi, automaatsete reaktsioonide ja mõttetu pinge tagajärjel. Neil ei jää üle kütust loomiseks, kõik on põlenud tühja. See õpetaja rääkis, et selleks, et inimene saaks teha, mitte lihtsalt eksisteerida, on tal vaja õppida oma peenmateeriat säästma ja seda suunama. Ja kõik algab kehast. Sellest, kuidas sa kehaga ümber käid, kuidas sa teda kasutad, millises seisundis ta on. Ta ei rääkinud mediteerimisest, vaid ta ütles, töötage kehaga, sest keha on tehas. Kõik algab temast. Üks tark Indiast läks veel kaugemale, töötades 40 aastat kõrgema jõu ehk üliteadvuse kehasse toomisega. Mitte mõistusesse ega teadvusesse, vaid just kehasse, rakkudesse, mateeriasse. Iga vaimne õpetaja enne teda tõstis teadvust kehast vaimuni. Temaga ütles, et ülesanne on langetada vaimujõud kehasse, et see juhiks endast läbi kõrgemaid jõude, et iga rakk muutuks teadlikuks, et mateeria poleks alumine ja muutuks jumalikuks instrumendiks. Tema lähim mõttekaaslane jättas tööd peale õpetaja lahkumist ja kirjeldas protsessi, mida nimetas rakuline ärkamine. Ta rääkis, et igal rakul on oma teadmus, primitiivne, kuid reaalne, ja et seda teadvust on võimalik äratada. Kui ta alustas seda tööd, avastas ta midagi, mis teda vapustas. Ta leidis rakkudes seda, mille ta nimetas surmavibratsiooniks. Automaatprogrammi, mis ütleb rakkudele, sa pead hävinema, sa pead surema. Teadlane hakkas seda vibratsiooni asendama teisega, elu, usalduse ja kõik võimalikkuse vibratsiooniga. Ta kirjeldas,
kuidas rakud osutasid vastupanu, kuidas vana programm võitles uuega, kuidas keha läbis kriise, füüsilisi, reaalseid ja kuidas pikkamööda aeglaselt rakku järel hakkas keha vastama. Seegi 20 aastat kestnud teadustöö on dokumenteeritud protsess, detailne kirjeldus, aruanne tuhandetel lehtedel ja tema avastuse sisu oli ühene. Keha pole teadvuse puur, vaid lõpetamata projekt, mis tuleb lõpuni ehitada. See keha, mida me teame, on kõigest siis mustand, mitte lõppversioon. Kujuta ette maja, millest on välja ehitatud 20%, on vundament, seinad, katus, kuid suur osa tubadest on suletud. Elekter on ainult esimesel korrusel, ülejäänud korrused on pimedad, tühjad ja maha jäetud. Selliselt on loodud ka meie keha. Ta töötab murdosas oma võimalustest. Mitte, et ta oleks rikkis, vaid seepärast, et keegi pole süüdanud tuld ülemistel korrustel. Mitte põgenedes mateeriast vaimsusesse, vaid lubades vaimul tulla mateeriasse. Igal hommikul, kui sa häälestad oma keha jõu, rahu, avatuse seisundisse, seda sa just nimelt teedki, kasutades keha mitte kui puuri, vaid antenni, kui saatjad, kui loomise instrumenti. Seda nimetati integraalseks teeks, mis ei eita keha, vaid lülitab selle täielikult sisse. Iga keharaku, iga organi, iga lihase, mitte põgenedes kehast, vaid minnes sügavamale kui kunagi varem. Siis muutub keha selleks, milleks ta on mõeldud, kõige võimsamaks instrumendiks. Miks su keha on ainus koht, kus toimuvad muutused su elus? Su närvisüsteemis on struktuur, retikulaarne aktiveeriv süsteem RAS. See struktuur otsustab, mida sa maailmas märkad ja mida mitte. Igal sekundil saab su aju 11 miljonit bitti informatsiooni tundeorganitel, 11 miljonit sekundis, aga su teadvus suudab töödelda ainult 50 bitti. 50 bitti 11 miljonist bitist. Kes otsustab, millised on need 50? Seda teebki RAS, mille häälestuse määrab sinu keha seisund. Kui keha on stressis, hirmus, ellujäämisrežiimis, häälestub RAS ohule ja ähvardustele. Sa hakkad ohte nägema kõikjal. Probleemid, konksud, põhjused ärevuseks ja võimalused lähevad mööda. Nad on olemas, kuid sa neid ei näe. RAS ei lase neid läbi sinu teadvusesse, sest neil puudub olulisus sinu ellujäämise seisukohast. Kui keha on rahus, jõus, tunneb end turvaliselt, häälestub RAS ümber ja sa hakkad märkama muud. Sa hakkad märkama võimalusi, kokkulangevusi, märke vajalikelt inimestelt, lahtiseid uksi ja sa ei tõmmanud neid ligi. Nad olid kogu aeg olemas, sa lihtsalt lõpuks märkasid neid. See ongi külgetõmme, mitte maagia, vaid neurofüsioloogia. Su keha sõna otseses mõttes määrab, millises reaalsuses sa elad, filtreerides iga sekund 11 miljonit bitti infot, valides sellest ainult need 50, mis on vastavuses tema seisundiga. Muutes keha seisundit, satud sa teise reaalsusesse. Mitte maailm ei muutu, vaid sa näed lõpuks seda, mis oli varjatud sinu eest. Hea uudis on siis see, et keha programmi saab ümber kirjutada, mitte läbi pea, vaid läbi keha. Sest programm on kehas ja seda muuta saab ka ainult läbi keha. Kuid keha mõjutab reaalsust veel sügavamalt kui läbi tunnetuse. Su keha muudab biokeemiat, biokeemia muudab su isiksust, aga isiksus kujundab su elu. Siin on konkreetne mehhanism. Kui su kehas seisab avatud poosis, võttes julgelt ruumi, toimub selles hetkega nihe. Tõuseb testosterooni tase ja kortisooli tase langeb. Ja seda mõõdetakse juba 2 minuti möödudes. Testosteroon pole üksnes meeste hormoon lihastele. See on ka enesekindlus, riskivalmidus, võime tegutseda. Kortisool on hirmu, vältimise, kokkutõmbumise hormoon. Kui testosteroon on kõrgem ja kortisool madalam, oled sa teine inimene. Sa võtad vastu teistsuguseid otsuseid. Sa lähed sinna, kuhu varem kartsid. Sa ütled seda, mida varem alla neelasid. Sa valid seda, millest sa varem möödusid. Teised otsused on teistsugune elu, teistsugused tulemused ja teine reaalsus. See algab keha poosist, füüsilisest asendist, mitte mõttest. Keha on esmane. Inimene, kes käib aastaid küürus, rind suletud, pilk maas, tema keha saadab iga sekund ajule signaali. Me oleme väikesed, peame peitu pugema. Kui kortisool on kõrge, teed otsuseid hirmust ja räägid, et sul ei vea. Sama inimene, ajades ennast sirgu, õlad taha, võttes ruumi,
nihutab hormoonide osakaalu ja häälestab end sellega ümber. Tema otsused muutuvad ja elu muutub sellega. Mitte seepärast, et ta hakkas endasse uskuma, vaid seetõttu, et keha saatis teise signaali ja see ongi keha iidne jõud. Nüüd siis sellest, mida on hoitud saladuses. Iga suur traditsioon eranditult on kasutanud keha kui reaalsuse loomise instrumenti, just keha, mitte mõistust. Egiptuse preestrid tegid rituaalseid liigutusi enne iga loomise akti. Nad ei lausunud väega sõnu, vaid võtsid teatud poose, keha asendeid, mis häälestasid nende energeetilise kehas sagedusele, mida nad tahtsid luua. Keha, käte asend, peakallutus oli saat ja häälestus, mitte lihtsalt üks ilus rituaal. Keha võttis asendi, millest ta hakkas resoneeruma teatud sagedusel. India traditsioonis on mudrad, pühad žestid, mis sulgevad elektrilisi kontuure kehas ja energia voolab teatud marsruudil. Keha läheb üle teatud seisundisse. Seisundist sünnib aga vastav reaalsus. Sufid kasutasid keerutamist, tervisite pöörlemist. Keha pöörleb, tavataju lülitub välja ja kavatsus saab otsese ligipääsu reaalsusele ilma mõistuse filtrita. Tao koolkonnas loodi Qigong, liigutuste, hingamise ja sisemise tähelepanu süsteem. Meistrid demonstreerisid asju, mis tavafüüsika seisukohast olid võimatud. Kõik traditsioonid viitavad ühele. Keha on tööriist tööks reaalsusega. Kui see instrument on häälestatud, on kõik võimalik. Ja nüüd siis praktilistest asjadest. Kui keha loob reaalsust läbi seisundi, tähendab see, et keha seisundi juhtimine on ka reaalsuse juhtimine. Nõks aga on selles, et keha seisundit ei saa muuta mõtetega. Ei ole võimalik mõelda ennast hirmust julgeks, ei saa otsustada olla lõdvestunud, ei ole võimalik käskida keha lõpetada kartmine. Meenuta, keha võtab otsuse vastu 7 sekundit enne teadvust, ta ei allu mõistusele, elades oma reeglite järgi. Aga on 3 kanalit, läbi mille võib keha seisundit otse muuta, möödudes mõistusest. 3 kanalit, millest olid teadlikult kõik traditsioonid ja mis on nüüd teaduse poolt ka kinnitust leidnud. Esimene kanal on keha asend. See on kõige kiirem, see on lausa silmapilkne. Kui sa tõmbud kokku, toodab su keha kortisooli. Kui sa avad oma asendi, toodab keha testosterooni ja ojoksütetsiini 2 minutiga. Praktika on imelihtne. Tõuse püsti, vii jalad harki, õlgadest laiemalt, siruta käed külgedele või pea kohale, tõsta lõug veidi ülespoole ja rinnakorv on avatud. Ja nüüd võta enda alla maksimaalselt ruumi ja seisa niimoodi 2 minutit. Lihtsalt seisa ja hinga. Ja tunne, kuidas su keha keemia hakkab muutuma. Tee seda igal hommikul. Enne olulist kohtumist, enne otsuse vastuvõtmist, enne seda, kui soovid midagi luua. Sa lülitad füüsiliselt hormonaalse tasakaalu kehast režiimist. Olen väike, ma kardan režiimi. Ma olen siin ja ma olen valmis. Oled kindlasti näinud sellist võitja poosi. Käed tõstetud taeva poole. See on loomulik keha asend jõurežiimis ja see ka lülitab keha jõurežiimi ümber. Teine kanal on hingamine. Hingamine on ainus keha funktsioon, mis on ühtaegu nii automaatne kui ka teadlik. Ja sa võid kohe praegu selle käsile võtta ja muuta läbi selle päris palju. Kiire pinnapealne hingamine on ohusignaal. Keha tõmbub kokku, kortisool on hirm. Hops, ja siis sa oledki häälestatud ohule. Aeglane, sügav hingamine, pika välja hingamisega. See on signaal ohutu. Keha lõdvestub, avaneb, laieneb ja hops, häälestub võimalustele. Kuid hingamine pole mitte lihtsalt lõdvestumine, see on konkreetse seisundi loomine. Järgnev tehnika töötab kui seisundi allalaadija. Otsusta, mida sa konkreetselt luua soovid. Mitte abstraktselt, vaid täitsa konkreetselt. Kujuta nüüd, et see sul juba on ja leia kehas aisting, mida tunned või tunneks siit, kui see oleks juba sinu reaalsuses. Ära otsi pilti mõistusest, vaid otsi aistingut. Tunned kehas, laienemist, rinnus, kõhus, soojus, kergust, õlgades midagi konkreetset ja füüsilist. Ja nüüd hinga. Hinga sisse, läbi nina, lugedes 4.
ja samal ajal võimendades seda tunnet, justkui su sisse hingamine täidaks selle tunde õhuga. Nüüd hoia hingamist kinni, lugedes 4 ja levita see aisting üle terve keha ja täida terve keha sellega. Ja välja hingamine, lugedes 8 ja sa väljastad, su aisting väljub keha piiridest, täites ruumi kui signaal, kui laine. Ja tee 10 sellist tsüklit. Stuudio, saatja, antenn, täistsükkel. Sa võtad taotluse oma peast, muundad selle aistinguks kehast ja hingamisega edastad ümbritsevasse. Seepärast need, kes lihtsalt tunnevad, et kõik läheb hästi, neil lähebki hästi, aga need, kes visualiseerivad ennast siniseks, nendel mitte. Esimesed edastavad kehaga, teised joonistavad peas. Maailm kuuleb keha. Hingamine on otsene kanal saatjani ja 3. kanal on liikumine. Liikumatu keha on surnud saatja. See ei edasta, vaid seisab. Kuid mitte iga liikumine ei lülita saatjat töösse. Jooksmine jooksulindil, mõeldes samal ajal tööle või probleemidele, pole kindlasti see. Sa liigutad keha, kuid signaal jääb endiseks. Liikumine, mis muudab reaalsust, on teadlik liikumine, kui su tähelepanu on kehas, mitte peas. Ja praktika on siis selline. Tõuse, sule silmad ja alusta aeglast liikumist ilma mingi plaanita, koreograafiata. Kas keha valib ise liigutuse, käed, õlad, puusad, selgroog, liikugu nii, nagu nad soovivad. Sinu ülesanne on mitte juhtida, vaid sinu ülesanne on kuulata. Keha hakkab avanema, algul kohmakalt, häbelikult, siis järjest vabamalt ja voolavamalt. Ühel hetkel, tavaliselt umbes 3-5 minutit hiljem, tunned sa nihet. Sa tunned nagu klõps oleks ära käinud. Liikumine muutub ja see pole enam sinu liikumine, vaid keha liikumine. See on hetk, kui keha lõpetab mõistuse kuulamise ja hakkab edastama oma isiklikku signaali. Ja selles seisundis püüa püsida oma taotluses, ära mõtle sellest, vaid tunne kehaga. Ja kandku iga su liigutus seda tunnet ja tee seda 5-10 minutit. Seda tegid šamaanid, seda tegid suufid, seda tegid templitantsijad Indias. Nad ei tantsinud Jumalale, nad lõid reaalsust liikumisega. Jumal tantsis läbi nende, et luua. Iga žest, iga pööre, kõikumine on signaal, mida keha edastas maailma. Miks on see oluline? Meie kehad säilitavad programme lihastes. Hirm pole mõte, see on kokkutõmbumine diafragmas, pinges lõualuud, krampis kõht. Kui sa liigud teadlikult, kustutad sa vana füüsilise joonise. Keha väljub hirmu poosist ja lõpetab selle edastamise. Seepärast tunnevad inimesed peale ekstaatilist spontaanset tantsu eufooriat. Ja need pole mitte endorfiinid, vaid keha vabanemine joonistest, millest seda oli lukustatud. Kõik šamaanid sisenesid transsi läbi liikumise, mitte läbi mõtete ega visualiseerimise, vaid ikka läbi keha. Seepärast just keha on sisend muutunud teadvuse seisundisse ja just nimelt läbi muutunud keha seisundi luuakse uus reaalsus. Ja nüüd siis sinu protokoll 15 minutit igal hommikul, mis muudab su päeva. Loomulikult on see soovituslik, aga ärkad ja ei puudu ühtegi seadet ega nuppu. Seisad 2 minutit jõupoosis, käed avatud, rind uhkelt ees ja täidad endaga kogu ruumi. Ja sellega sa lülitad keharežiimi. Ma olen siin. 5 minutit hingamist taotlusega. Otsusta, mida soovid luua ja leia see aisting kehas. Hinga. Sisse hingamisel võimenda. Kinni hoidmisel laienda. Välja hingamisel edasta. Ja tee seda 10 tsüklit. Ja siis 5 minutit teadlikku liikumist, silmad kinni. Liigud nii, nagu keha küsib, hoides taotlust ja las keha edastab. Ja peale seda 3 minutit vaikust. Seisad või istud, tunnetad oma seisundit, mille lõid ja lubad sellel imbuda endasse ja kinnistuda. 15 minutit igal hommikul. Kuidas on võimalik kõike kiirelt ära rikkuda? Sa tegid protokolli, keha on häälestatud, signaal on ikka veel su sees ja see kandub edasi. Ja siis sa võtad kätte oma telefoni ja 30 sekundiga läbistavad võõrad uudised, võõras ärevus, su avatud keha.
signaal on maha võetud ja saatja hakkab edastama järjekordselt kaost. Hommikud on olnud alati pühad, minimaalselt tund ilma välise infota. Esimene tund programmeerib kogu su päeva. Tee endale reegliks peale ärkamist ja protokolli minimaalselt 30 minutit ilma telefonita. Luba kehal pitseerida uus seisund. Ja üks asi veel, millest paljud ei räägi. Keha ei saa transleerida seda, mida ta pole kunagi tundnud. Kui sa pole kunagi tundnud külluslikkust, keha ei tea, millist signaali edastada. Drastiline näide, et sa võid visualiseerida endale rahapakke ja miljoneid, kuid keha ei tea, kuidas see miljon tundub. Ta teab, kuidas puudus ennast kehast tunneb ja siis ta edastab hoopis seda. Seepärast võta kätte ja alusta vähesest, mitte sellest, et ma tahan miljonit, vaid sellest, kui mul oli hea ja kui ma tundsin ennast hästi. Nüüd meenuta seda hetke, kui sa tundsid, et kõik oli korras. Võib-olla polnud sul siis raha, võib-olla polnud täiuslikku elu, kuid oli turvatunne, elu oli sinuga lahke. Võib-olla oli sa lapsepõlves vanaema juures maal, kui päike paistis, sa pikutasid rohus, vaatasid pilvi ja ei mõelnud mitte millestki. Võib-olla oli see mere ääres, peale esimest suudlust, peale seda, kui olid just loonud midagi imelist oma kätega. Leia see hetk, mitte pilt, vaid just aisting. Soojus, pehmus, kergus kehas. Saagu sellest sinu stardipunkt. Tunnet, mida keha teab ja mäletab, suudab ta ka edastada. Ja kui keha hakkab transleerima, mul on hea ja turvaline, elu on lahke, hakkab maailm kinnitama seda sündmustega, inimestega, võimalustega, rahaga ja tervisega. Mitte sellepärast, et universum tegi lõpuks kõrvad lahti ja kuulis su palveid, vaid seetõttu, et sinu rasv häälestus ringi, su otsused muutusid, su väli muutus, sina ise muutusid. Kõik algab aistingust kehast, ühest ainsast, leia see, hinga sellega hommikuti. See on su saatja häälestus terveks päevaks. Ilma selle häälestuseta edastab keha automaatselt seda, mis on salvestanud vaikimisi, hirmud, ärevus, ellujäämisprogrammid. See, mis oli eile, see, mis oli üleeile, millega sa uinusid ja mida sa laadisid alla uudistest enne, kui sa alustasid oma päeva. Selle häälestusega valid sa signaali teadlikult kehaga ja maailm vastab su muutunud signaalile, mis hakkab toimuma mitte aasta ega kuu, vaid esimeste päevade jooksul. Sa märkad sünkroonsusi, juhuslikke kohtumisi, ootamatuid võimalusi, sõnumeid inimestelt, kellele sa just mõtlesid, lahendusi, mis tulevad ise ja see pole maagia, lihtsalt su rass on ümber häälestunud. Sa hakkasid nägema seda, mis oli varjul hirmufiltri taga. Nädalakese pärast märkad, et võtad otsuseid vastu juba teisiti, uutmoodi, kiiremini, enesekindlamalt, sest keha, mis on väeseisundis, võtab vastu ka tugevamaid otsuseid automaatselt 7 sekundit enne sinu teadvust. 3 nädala pärast reageerivad inimesed sind kohates teisiti. Su sõnad ja käitumine pole ehk eriti muutunud, kuid sinu signaal, su väli on muutunud ja inimesed tunnevad seda. Nad ei tea, mis täpselt muutus, kui nad tõmbuvad või siis hoopis tõukuvad hoopis teisiti. Ja kõige olulisem, 3 nädala pärast on see keha mälus kui uus norm. 7 sekundit enne otsust. Keha valib oma väest, mitte hirmust, automaatselt pingutusega. Sa kirjutad programmi ümber mitte mõttes, vaid kehas. Su närvisüsteem töötab põhimõttel, see, mis kordub, muutub normiks. Iga kord, kui sa astud oma väesse, tugevnevad uued neuronühendused, vanad nõrgenevad. 21. päevaks hakkab keha eelistama uut seisundit ja 45. siseneb ta sellesse juba ise meeldetuletuseta. Teine inimene, teised valikud, teised otsused, teine elu, teine reaalsus. Ongi kogu külgetõmbeseadus, puhas keha füüsika. Kirjuta kommentaari, mida sinu keha just praegu edastab. Mitte see, mida tahad või mõtled, vaid mida tunned füüsiliselt just sel hetkel. On see kokku surutud, väsinud, raske või hoopis tunned sa kergust, soojust, valmisolekut. Nimeta see, sest teadvustamine on esimene samm signaali vahetuseks. Sa ei saa muuta seda, mida sa ei märka. Märka, nimeta ja hakka muutma 15 minutit igal hommikul. Poos, hingamine, liikumine, vaikus. Ja su keha hakkab looma teist reaalsust. Lõpetuseks siis. Kõik, mida oled otsinud, armastus, vabadus, raha, tervis, ei tule väljast. See pole peidetud kusagile maailma ära, kuniks sa selle leiad ja endale ligi tõmbad. See sünnib sisimas, kehas, selles seisundis, mida keha vahendab iga sekund. Muuda oma seisundit ja su maailm häälestub ümber.
Viimane küsimus sulle, millist signaali valid edastada homme hommikul? Hirmu või väge? Kokkutõmbumist või avardumist? Ellujäämist või loomist? Su keha ootab korraldust. Ta on valmis, on alati olnud. On aeg ta sisse lülitada. Kui eelöeldu sind kõnetas, kuid kui sa tunned endas takistust selle realiseerimisel ja oma ellu kutsumisel, siis oled rõõmuga oodatud minu juurde. Vaatame koos, mis me teha saame. Ilusat kontakti sulle sinu enda kehaga.